Idee ühendada Kohtla-Järve ning Ahtme ja Jõhvi soojusvõrgud on tegelikult enam kui 20 aastat vana. Seda ideed on siin mõeldud pikalt, seda on isegi analüüsitud, kuid teoks on ta nüüd saamas alles siis, kui võrgud on VKG omanduses. Varem ei olnud selleks võib-olla ka väga tõsist põhjust, kuna nii Järve linnaosa kui ka Ahtme linnaosa kütsid erinevad soojuselektrijaamad. Kui Viru Keemia Grupp ostis ära Eesti Energialt Ahtme soojuselektrijaama, siis tegelikult oligi see suuresti tingitud sellest, et me tahtsime anda Järve linnaosast soojusenergiat Ahtmesse ja Jõhvi. Me teadsime, et Ahtme soojuselektrijaam tuleb kinni panna, Jõhvi Ahtme elaniku soojusenergia probleemid on vaja kuidagi lahendada ja seesama vana idee oli varnast võtta ja siin, nagu näha, minu selja taga on ta nüüd teoks saamas. Soojustrass saab alguse VKG Energia Põhjasoojuselektrijaamast, endise nimega Kohtla-Järve soojuselektrijaam, ja kulgeb siis mööda erinevaid omavalitsusi Ida-Virumaal Ahtmesse. Trassi pikkus on 17,4 kilomeetrit, ehk siis edasi-tagasi tuleb toru peaaegu 35 kilomeetrit. Toru ise on poolemeetrise läbimõõduga, korraga mahub siia torusse 6000 tonni vett ja läbi selle toru on siis võimalik praktiliselt ära katta Jõhvi ja Ahtme soojusenergia vajadus. Kohtla-Järve linnavalitsusel oli suur mure Sompa kütmisega, kaeti siiamaani Sompa elanike ja tarbijate soojusvajadus õlil baseeruva katlamajaga. Loomulikult oli see väga kallis, kui siia juurde liita veel Sompa asulas olevate soojustrasside väga suured soojuskaod, et see kokku läks nii linnavalitsusele kui ka Sompa elanikule väga palju maksma. Tänu sellele soojustrassile nüüd hakkab Sompa saama esiteks normaalse hinnaga soojust ja teiseks võeti ette tegelikult ka Sompa sisesed trasside renoveerimine. Ehk siis võeti selline kompleksne lahendus tehti ja sellega lahendatakse ära tegelikult terve Sompa asula soojuse probleemid. Läbi selle trassi iseenesest ei ole otstarbekas 100% soojusenergiat saata Jõhvi-Ahtme. Tippu jääb igal juhul kõige külmematel päevadel katma reservkatlamaja. Läbi trassi läheb circa 84 megavatti. Muidugi üks mõte ei ole mitte ainult ära kasutada efektiivselt soojusenergiat VKG Energias, aga teine ja mitte väga vähem oluline on tõhustada koostootmise režiimi, ehk siis ka elektri ja koostootmine on palju tõhusam tänu sellele trassile, kui ta oleks ilma selleta. Selline Eesti mõistes väga mastaapne ja unikaalne soojustrass saab detsembris valmis. Me loodame selle käiku anda aasta lõpuks, ehk siis järgmise aasta algusest peaks soojusvarustus läbi selle trassi juba toimuma. Kõige olulisem soojustarbija jaoks on tegelikult fakt, et kuigi see toru ehitus on ise väga kallis, et ta läheb meil maksma circa 17 miljonit eurot ja see lisandub kindlasti soojushinda, on siiski see, et ta aitab piirkonna soojushinda hoida stabiilsena mitme või isegi mitmekümne aasta vältel. Ja ilma selle toruta, ilma selle magistraaltrassita oleks piirkonna soojusenergia hind palju-palju kõrgem. Kui täna aluseks võtta kas või selle sama maagaasi hind, mida me Venemaalt ostame, siis see ei kannata mitte mingisugust võrdlust. Ja kompleksselt, kui me vaatame või tegeleme ka soojuskadudega piirkonnas, saame soojuskaod normaalsele tasemele, siis võib veendunult öelda, et me jääme kindlalt alla vabariigi keskmise oma hindadega ja see peakski meie üks eesmärk olema siin piirkonnas põlevkivi uute gaasist toota normaalse hinnaga soojusenergiat.